Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suura At-Takathur, Mekka suura ja araabia keeles kõlab see siis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Eesti keeles tähendab see at-takathur kuhjamist, kokkukogumist, kuhjamist. Ja selle suura tõlge siis on rivaalitsemine kõige maise kokkukuhjamises juhib teid kõrvale, kuni te külastate haudu, aga ei, küllap te saate teada. Ja veel kord ei, küllap te saate teada. Aga ei, kui te vaid teaksite kindla teadmisega, tõesti, te saate näha põrgutuld. Ja veel kord, te saate seda kindlasti näha, siis sel päeval küsitakse teilt kahtlemata selle maailma naudingute kohta. Ja selles suuras siis Jumal noomib oma sulaseid, kes lasevad end kõrvale juhtida sellest eesmärgist või põhjusest, milleks nad üldse on loodud. Milleks on siis ainult Jumala teenimine üksinda, omistamata talle ühtegi kaaslast, partnerit, võrdväärset ja samuti tema tundmine, tema poole patukahetsuses pöördumine ning selle eelistamine, mida tema armastab, mis temale meelepärane on, kõige muu üle. Et me eelistaksime seda, mis on meelepärane Jumalale, kõige selle üle või kõige muu üle. Juhib teid kõrvale, siis see rivaalitsemine kõige maise kokkukuhjamises. Ja selles värsis on jäetud mainimata, et milliste maiste asjadega on tegemist, mida need inimesed kokku kuhjavad, mille suhtes nad rivaalitsevad. Ja seda sellepärast, et see hõlmaks kõike, mida inimesed kuhjavad ja mille üle nad uhkust tunnevad. Näiteks selleks võib olla raha, lapsed, mingi kõrge positsioon, auto, ilus kodu, mis iganes, millega püütakse siis selles maailmas teistest ettepoole jõuda ja mida ei tehta Jumala nimel. Et siin on see suur vahe on ka see, et islam ei keela seda, et meil oleks näiteks ilus kodu, ilus isegi uhke auto. Islam ei keela kõike seda, et seda maist, ütleme, otseselt islam ei keela ka sellist maist, ütleme, luksust, kui inimene suudab seda lubada endale. Aga mida Jumal ei armasta on see, kui hakatakse selles niimoodi rivaalitsema ja tahetakse sellega teistest niimoodi ettepoole jõuda, teistest parem olla, näidata, et vaadake, et milline auto mul on, milline kodu mul on. Et kui seda kõike tehakse juba sellisel valel eesmärgil, siis see on see, mida Jumal ei armasta. Aga see, kui näiteks inimesel on ilus auto, ilus kodu, mingid muud materiaalsed asjad, mis on väärtuslikud, siis see ei ole otseselt halb. Islam ei keela seda. Samuti näiteks paljud või mitmed prohveti sallallahu alaihi wasallam kaaslased olid tegelikult tolle aja mõistes üsna rikkad. Et kui neil oli näiteks tohutult palju kaamleid, siis meie mõistes võib seda võtta kui näiteks autosid, kellel on hästi mitu autot. Et see ei olnud kunagi keelatud. Et seni, kuni me seda vara hästi kasutame, kuni me ei muutu uhkeks seda vara omades ja samuti kuni me sellest varast ka kellelegi teist nendele abivajatele midagi anname. Et siis ei ole see midagi sellist laiduväärset. Ja siis siit edasi, teises värsis teie hooletus, tühine meelelahutus ja hõivatus siis, või hõivatud olemine, siis see kestab, Allah ütleb, kuni te külastate haudu. Ja siis kõik see hooletus ja meelelahutus kestab selle hetkeni, kui inimesed külastavad haudu ja kui inimesed tõstetakse selle nagu loor, mille tõttu ta ei näe korrektselt, kuid siis on juba hilja midagi teha. Et siis on juba hilja tagasi minna ja muuta oma elu, ennast parandada, elada teistmoodi, siis on juba selleks liiga hilja.
Ja Jumala sõnad, kuni te külastate haudu, näitab seda, et hauaelu ehk araabia keeles on termin al-barzakh, hauaelu on selline vahepeatus teel siis sellest elust teispoolsusesse, sest Jumal nimetas neid külalisteks ja mitte elanikeks. Et see hauaelu on selline ajutine vahepeatus selle elu ja teispoolse, kas siis paradiisi või põrgu vahel. Ja see kõik viitab ka ülestõusmisele ja tegude eest tasumisele igaveses elupaigas, mis kunagi ei kao, et milleks saab siis olema põrgu või paradiis juba. Ja seetõttu ähvardabki siis Jumal oma sulaseid oma sõnadega, aga ei, küllap te saate teada ja veel kord ei, küllap te saate teada, aga ei, kui te teaksite kindla teadmisega. Ehk kui te teaksite, mis teid ootab ees, sellise teadmisega, mis on selline hästi tugev, mis on meie südameis, mida me tajume ja tunneme, hästi selline konkreetne teadmine. Kui me selle teaks kõike, siis me ei laseks ennast kõrvale juhtida kõige sellel rivaalitsemisel ja materiaalsete asjade kokkukuhjamisel ja me oleksime siis kiirustanud tegema häid tegusid selle kõige asemel. Ja siis see tõelise teadmise puudumine ongi see, mis võib inimese viia selleni, et nagu ka siis Allah ütleb selles värsis, et tõesti te saate näha põrgutuld. Ehk te saate näha ülestõusmist ja te saate näha põrgutuld, mille Jumala uskmatutele siis valmis on pannud. Ja kindla teadmisega siin selles mõttes, me usume kõik moslemitena ka tegelikult, et on põrgu ja paradiis, et meie teod mõjutavad seda, milline saab olema meie sihtpunkt, lõpp-punkt. Aga me ei taju nagu seda või me ei tea seda nagu kindla teadmisega. Me võtame kuidagi seda nagu mitte nagu nii tõsiselt, kui me peaks ehk et me mõtleme küll selle peale, aga me ei taju seda, et see võib iga hetk meiega juhtuda. Me kunagi ei tea, kui palju on meil veel elada jäänud. Mitte keegi meist ei tea seda. Ma usun, et kui sina ka seda videot vaatad, sa ei ole nüüd väga noor, mitte et sa ka vana oleksid, aga meist palju nooremad inimesed on ju ka surnud. Isegi väga noored inimesed vahepeal surevad. Ja me kunagi ei tea, mis on see hetk, kui meil on aeg minna sellest elust lahkuda. Ja sellepärast me peaksimegi mõtlema nagu kogu aeg selle peale, et äkki see juhtubki juba õige pea, äkki see juhtub homme, äkki see juhtub isegi täna õhtul, me ei tea seda kunagi. Ja sellepärast peakski olema meil selline kindel taju, selline kindel teadmine, et jah, et kui see elu läbi saab, siis meid ootab ees teispoolsus ja me peame vastust andma oma tegude eest ja kõige eest, mis me siin maailmas tegime. Et see just see kindla teadmise puudumine selle osas, et jah, et kindlasti tuleb põrgu või kindlasti tuleb paradiis. Et me teame seda, aga me ei võta seda, me ei taju seda nagu nii tõsiselt, kui me peaks. Ehk see on ka see, mis tihtipeale viib meid kõrvale selle kõige materiaalsuse poole, et me püüame selles elus teenida raha, et kõik meil oleks materiaalselt hästi tore ja hea, aga vahepeal jätame kõrvale selle spirituaalse poole. Näiteks töö puhul näiteks võib-olla hilineme või jätame üldse oma palvet tegemata, sellepärast et ettekäändeks, et aga ma ei saa ju, ma pean tööd tegema. Et see on see, mis võib juhtuda, kui meil ei ole sellist kindlat teadmist, et mis meid kogu aeg siis õigel teel hoiaks, mis meile tuletaks meelde, et jah, et me peame ennast valmistama selleks päevaks. Siis Allah ütleb edasi ja veel kord te saate seda kindlasti näha, ehk siis oma silmaga, nagu kõige kõrgem Jumal on öelnud ka ühes teises värsis, ja kurjategijad näevad tuld ja saavad aru, et nad kukuvad sinna sisse ning nad ei leia sellest põgenemist. Ja lõpuks viimases värsis ütleb Allah, siis sel päeval küsitakse teilt selle maailma naudingute kohta. Ehk siis kõikide nende naudingute, kõikide heade asjade kohta, mida me selles elus nautisime. Jumal küsib meid selle kohta. Kas me näitasime Jumalale üles tänulikkust selle kõige eest? Kas me täitsime Jumala õiguseid?
ja ei kasutanud tema õnnistusi tema vastu patustamiseks. Selleks, et ta võiks meid õnnistada veelgi rohkem ja veelgi suurema parema õnnistusega. Või hoopis äkki me lasime siis end sellest maailmast petta ja ei olnud tänulikud. Et meil olid kõik need õnnistused, mida me ei suuda kokku lugedagi, aga me ei näidanud Jumalale üles tänulikkust selle kõige eest. Ja võib-olla hoopis me kasutasime neid õnnistusi patustamiseks. Võib-olla kasutasime oma silmi millegi vaatamiseks, mis on meile keelatud. Võib-olla kõrvu millegi kuulamiseks, mis on meile keelatud. Oma käte-jalgade, äkki tegime oma käte-jalgadega midagi, mis on samuti keelatud. Ja kui me kasutasime neid õnnistusi patustamiseks, siis ehk Jumal hoopis siis karistab meid selle eest. Selle asemel siis, et meid tasustada nii, nagu tasustab ta neid, kes neid õnnistusi hästi kasutasid ja olid talle tänulikud selle eest. Ja kõige kõrgem Jumal on öelnud, päeval, mil need, kes ei uskunud, paljastatakse tulele, öeldakse, te kasutasite ära oma head asjad või mõnud oma maises elus ja nautisite neid, nii et täna tasustatakse teid alanduse karistusega. Nii et islam ei keela küll selle maailma headest asjadest rõõmu tundmist või heade asjade nautimisest, mis on lubatud, aga see ei peaks kunagi meid võtma eemale siis usust, Jumala seaduse järgimisest ja üldse ka näiteks tänulikkusest eriti just. Et need õnnistused, kõik mis meil on, kõik need head asjad, mis me saame siin teha selles maailmas, on ju tegelikult tänu Jumalale. Et me alati peaksime siis ühelt poolt kasutama neid õnnistusi hästi, tema poolt lubatud viisil ja siis olema nende õnnistuste eest ka tänulik Jumalale. Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.